nii äge, et te siin olete. Tere Sven, tere Martin. Tere Kaido. Tere Kaido, rõõm siin olla. Ja, ehk siis what's up with that nagu, et mis värk nende seksijumalatega siis on, et teil on mingi selline äge podcast käima lükatud. Ja siis mina juba veidi tean teie seda taustalugu, aga et panite siis sellise provotseeriva pealegi, ma ütleks, et provotseeriva, mis õige sõna veidi, et see, mis ta oli, seksijumalate jutud. Et what's up with that, et mis mehed te siis nagu olete, et kui, mis mees sa pead olema nagu, et sa julged ennast nimetada seksijumalaga või te mõtlesite, et te kutsusite külla seksijumalaid ja te ise nagu olete intervjueerijad ainult või noh, kuidas te seda nagu näete? Ma arvan, et meil on pigem 2 in 1 või isegi 3 in 1 või et siis 3-some, 4-some, some, et ei peaks võib-olla kuidagi keskenduma sellele, et kes siin see seksijumal on, aga vaatama, et millest jutt üldse on. Ja mina näiteks tajun, et see on väga hea filter olnud paljudele. See hirmutab paljusid eemale kindlasti. No jaa. Või siis ka kes ei ole valmis nagu sügavale minema. Või noh, kelle jaoks ei ole nagu oluline näiteks. Et kui on selline pealkiri, et siis nagu filtreerib minu arust ka. Kuidas sulle tundub? No mulle meeldib seda ausat lugu ikkagist rääkida, et tahtsime podcasti teha, tahtsime vestelda seksi teemadel, seksuaalsuse teemadel, mehelikkuse, naiselikkuse teemadel. Ja siis mõtlesime, et mis podcasti nimeks panna ja siis Svenil tuli nagu niimoodi pool naljaga tuli see nimi, eks ju. Ja siis esimese hooga mõtlesin, et mingi no way. Et seda nagu küll ei pane nimeks, et nagu ma ei taha esitleda ennast kui mingit seksjumalat, sest ma ei arva endast niimoodi. Aga siis nagu natuke mõtlesime, praadisime seda, saime aru, et ükski teine nimi ka ei sobi. Ja siis nagu jäigi... Eks siis what do you do? No mis sa siis ikka teha nagu valikut ja... Et siis nagu jäigi see sõelale, jah. Ja siis, et see energia seal taga on vägev, eks. Kuidas ise kirjeldaksid seda energiat kumbki teist, et mida te tajute, nagu, mis on see energia nagu selle pealkirja taga või nagu see, et mida te soovite seda anda või kuidas ise endast seda kogeta? Minu jaoks on nagu hästi ägedalt nagu kujunenud, et kui alguses võib-olla mu enda tähelepanu ja fookus oli ka natuke selle ümber, et kogu aeg nagu vabandasin ennast, et mingi seksjumalat jutud, kuidas see nimi alguse sai, ma ei pea ennast seksjumalaks, on ju. Siis nüüd ma nagu näengi seda, et me teemegi saadet kõikidele seksjumalatele, seksjumalannadele, et see on tegelikult iga mehe ja naise sees peidus ja kuidagi enda jaoks nagu aitab see seda väga hästi mõtestada lahti. Et see tegelikult on meie kõigi sees peidus olemas. Just. Ja energia seal taga, näiteks minu energia on ka see, et kui on kogunenud teatud hulk informatsiooni ja selliseid kogemusi, millest kuidagi tahaks nagu seda nagu teiste elu teha ka kergemaks, kes soovivad nagu proovida näiteks sellist nagu kõrgemat tasandit seksis ka, et ei ole nagu sellist nahk vastu nahka õõrumist, vaid et midagi nagu veel on. Et siis seda ka pakkuda. Seksi teema on ilmselgelt teema, nagu mida ju koolis ei õpetata sellise kujul, et ei käi sa mingi kursid läbi ja tihtipeale väga paljudes kodudes ju ka, ega vanemad ju ka ei väga keeruline nagu seda teemat iseenesest üles võtta. Et kuidas sa sellest alustad ja mis vanuses sa siis alustad ja kuidas teha. Et tegelikult selles mõttes väga tänuväärne algatus, et just, et kuidas teha seda siis niimoodi, et just sellisel teadlikul tasandil, et mitte nagu minna mitte minna labaseks ühelt poolt ja teiselt poolt, et kuidas püsida seal nagu aus nagu selle koha peal, et kuidas te ise nagu seda tasakaalu seal siis vahepeal nagu enda jaoks nagu balansseerite, et mis teid aitab nagu püsida kohal selle teemaga, küsin siis niimoodi. Et mitte minna labaseks või? No, me ikka lähme vahepeal labaseks. Me nagu vaatame, kus on, et kas on piir või on serv. Vaata, et kas me läheme üle piiri või et me läheme nagu üle serva, et piire saab laiendada, aga ei tea, serva vist saab ka nagu laiendada, et ei kuku päris üle. Aga et ise ka katsetame ja oleme mõnda oma osa kuulanud ka hiljem ja paari kohta nagu vaadanud, et see oli küll selline imelik koht natuke, aga kui ta tuleb sellisest spontaansest kohast, et me oleme siin ju
jumalikud olevused maises kehas ja teeme siin mingisugust huvitavat trippi, et nagu teeme siis kui tuleb mingisugune sõimusõna vahepeal või et mingisugune labasus, et okei, et on koht, millega nagu toimetada siis. Ja iseennast arendada kogu aeg minu arust ka väljendusoskus, kuidas edasi anda siis läbi siis verbaalse suhtluse selliseid asju, mida tegelikult antakse läbi kehalise kogemuse või et siis läbi nagu kogemuse on ju. Et see nagu pakkida nii-öelda sippida ära siis sõnadesse ja siis selle hääle tonaalsuse ja kuidagi selle olemusega ja sellega, mis nagu nende sõnade kandev sagedusest nagu läbi tuleb, et see on ka üks teema. Ma kujutan ette, et see on võib-olla päris korralik teema nagu selle koha peale, kuidas seda nagu sinna just audiosse siis nii-öelda sisse pakkida füüsilist kogemust. Kas sul see, Martin, õnnestunud on? Kas ise tajud? No, ma ise tunnen, et minu jaoks on nagu selles mõttes, ma üritan hoida selle hästi lihtsana. Et samamoodi nagu kui ma tegin seda ausad mehed podcasti, et see sama nagu essence, et ma räägin lihtsalt võimalikult ausalt, siiralt asjadest, mis ma olen ise kogenud, on ju, mõtetest, mis mul on mingite teemadega seoses tekkinud. Ja kuna on oma vahel siuke mõnus keemia, on ju, mõnus selline nagu flow, siis sinna nagu mis iganes nagu kannab tolles hetkes, et vahel on siuke, lähme võib-olla veidi labaseks, on ju, vahel jällegi nagu lähme väga siuksele, räägime nagu väga tõsisest ja väga haavatavast kohast ja toome mingid enda nagu raskeid ja valusaid hetki sisse ja laivis nagu täiesti hakkame, ma ei tea, peaaegu teraapiat üksteisele tegema, et vahel tuleb ka nagu selliseid kohti sisse, on ju, et. Kuidas siis see käib nüüd niimoodi, et kaks meest niimoodi otsustasid, et teeks koos, et miks mitte kumbki eraldi, et üks meeste teema on ju ka see, et meestel on hästi palju sisse kirjutatud see, ma ei tea, mina üksi pean siin hakkama saama ja las ma, kõigepealt, kui ma üksi juba väga hästi hakkama saan, et siis võib-olla võib midagi teistega koos ka teha, aga kuidagi just see kõigepealt ikkagi mina ise versus nagu siis nii-öelda koostöö, et tundub, mul endale tundub, et nagu naistel kuidagi see koostöö valmidus on kuidagi nagu sisse kirjutatud nagu rohkem, et meestel kuidagi on keerukam, et kas teil oli kuidagi algusest peale see omavaheline, ma saan aru, et mingi vibe nagu klappis ilmsegi, aga et kas see koostöö pool ka, et teeme siis koos nagu mingit asja, et kas see oli ka kohe selline hell yes või oli seal ka mingid sammud, mis te läbi käisite koos? Ma arvan, et vaata, kuidas me kokku sattusime üldse, see oli vist ühenduse festi raames. Ei, me sattusime Circlingu ringis kokku. Õigus, jah, esimene kord oli üldse aususe ringis nagu sattusime kokku, jah. Ja me sattusime siuke praktika nagu Circling, soovitan kõigil proovida, kes ei ole proovinud, et sattusime seal kokku, ma olin seda tükk aega praktiseerinud juba ja seal on nagu siis siuke kandev joon on siis jah, võimalikult aus olemine hetkes ja enda väljenduses. Ja siis vaatasin Sven ja läksin nagu nii närvida peale, mõtlesin, et nagu taks lõuga anda talle nagu täiesti nagu mingi selline koht nagu tekkis. Ja aga siis kuidagi jah, sattusime koos mõlemad sinna ühenduses. See on selline hea algus. Ja siis sattusime sinna ühendusfestivali tiimi nagu koos ja kuidagi läbi selle hakkasime suhtlema. Nägin seda lõuga tahtsid anda? Sest et ma ei usaldanud teda, sest mulle tundus, et ta on mingi 10 maski taga ja nagu ei näita ennast. Et nagu mängib mingeid mänge lihtsalt ja siis mind ajas ülikettasse see. Aga mis see sulle üldse pihta läks nagu midagi, keegi teine miita maskide taga või miks see sind häiris? No kui ma tagantjärgi mõtlen, siis mul on kogu aeg olnud siuke elu nagu kandev filosoofia, see ausus, eks ju. Ja ma ei olnud ilmselt endas ära integreerinud nagu mingeid osi, et ma ei pea alati olema nagu kõigile täiesti selline nagu võib-olla avatud raamat, et ma võin vahel võib-olla olla ka mänguline, ma võin vahel ka võtta mingi karakteri, kasutada seda, võin võtta mingi maski. Et see ei tähenda tingimata, et mina kui inimene sügaval sisimas nagu olen kuidagi siis ebasiiras, ebaaus, eks ju. Et kõik see osa oli minus nagu endas. Et vahepeal võib maskiga kanda ja see ei tähenda seda, et sa oled ebaaus. Jaa, just või mingit rolli täita või et mis siis nagu parasjagu on nii-öelda
kõige parem selles hetkes on ju, et see koht minus endas oli täiesti integreerimata, vastu võtmata, et ma ootasin endalt kogu aeg sihukest nagu täielikku siirust, täielikku ausust ja ma ootasin seda ka teistelt. Ja kui keegi nagu Sven on nagu musternäidis sellest on ju, et erinevaid maske, erinevaid nagu siukseid rolle, erinevaid nagu mängulised karakterid endast nagu läbi tuua on ju. Ja siis ma vaatasingi nagu what the fuck nagu, kes see tüüp on, et minu nagu pildiga ei lähe üldse kokku, et. Okay. Ja siis sattusid tiimi kokku, tiimis koostööd tegema. Et mis seal siis toimus, kuidas Sven mäletad seda? Mäletan seda kohta, et me hakkasime seda kava panema kokku, et meeste nagu sellist siis ringi teha seal ühenduse festil ja seal kuidagi nii hästi kõik klappis, et kuidagi kõik nagu laabus lihtsalt siuke nice nagu ei olnud nagu mingeid vaidlusi või mingisugune nagu ühine vibe. Et kuidagi mingi usaldus ja kuidagi veel mingisugune selline huvitav koht oli jah seal. Et võib-olla seal oligi see aususe koht, vaata, kus me saime nagu et ausus võrdub armastus nagu minu jaoks, eks ole, pluss veel on ju ka siis usaldus. Et kui me koos teeme, vaata, et ei ole mingi, et kuule, et vaata, et sa ikka seda teed, eks ole, aga et me lepime sellest kokku ja ma ei pea nagu mingi koputama vahepeal, kuule, kas sa nagu unustasid ära või et ei unustanud, on ju, et see nagu see aususe koht kuidagi oli nii mõnus, mis kandis seal ka meie vahel, nii et see kava tuli nii ilus, puhas ja siis see nagu kogemus, vaata, tuli ka nii ilus, nii et sealt kuidagi jäi nagu see asi õhku natuke. See oli meestele mingi... See oli meestele jah. Mõeldud siis töötuba mingi 1,5 tundi või 2 tundi vist. Tegime seal harjutusi ja nii-öelda endasse vaatamist ja mis harjutusi meestel üldse teha saab, millega mehed tulevad kaasa? Näiteks mingid. No festivalil on väga hea mingisuguseid harjutusi teha, seal teed ükskõik milliseid harjutusi, seal nagu mehed on kohal juba, aga kui me nüüd siin meeste ringe teeme kahekesi, et siis peab natuke ikka sellist nagu nii-öelda turunduslikku maski ka panema ette, et mis oleks see nagu, mis on see turunduses on see aida, et mis tekitaks nagu seda attraction'it ja interesti ja desire'it ja siis veel seda action'it ka sinna, et muidu ei saa välja, vaata, mehed jäävad sellisesse mõnusasse luupi ja mina ka või tähendab mina just jäängi sinna ja sellepärast ma tegelikult nagu et see ongi põhjus, miks me nagu teeme neid asju, et ise ennast ka tegelikult teadvusele kutsuda ja okay, kas saada oma kese kätte. Eks kasutate ise seda selleks, et ise ka rohkem nagu siis kohal olla ja nagu endaga tööd teha, aga aga kui sa ikkagi teistega tööd teed, kas see siis ei tähenda seda, et sa peaksid ise ju ikkagi olema nagu täiesti ju valmis ju? Kas te siis ei olegi valmis praeguseks? Tunnistage nüüd ülesse. Mina olin korra valmis, aga siis läks üle. Martin, kuidas sul? No täitsa valmis, 100%. Pole kuhugi areneda enam. Kõik peaks alt üles vaatama. Kõik peaks alt üles vaatama. No ikka jumal ikka, olge mausad. Okay. Et, no mina olen see langenud hingel juba, vaata. Ma nagu olin ära see jumal ja nüüd olen vahepeal maa peal on ju. Ja siis vaatame, kuidas siit jälle läheb, et eks see sisse välja hingamine käibki kogu aeg, et nii-öelda maist ja sellist taevalikku kuidagi kohta kombineerida oma vahel siin. Kaua sa seda teed käinud oled, see on see juba? Millist? Seda enda eluteed, üks siis eluteed, aga teine asi ka siis oma seda jumalikku teed. Või sa hakkasid kohe alguses pihta? Hakkasin kohe jumalaks. Hakkasid kohe jumalaks? Ei hakanud. Algul oli ikka enneaegne eakulatsioon oli ka. Ja kogelus oli ja kõik asjad olid. Et kui me läheme sinna sellesse kohta taga. Ma ei tea, mul on siiani. Mul ka aegalt. Et me nagu olemegi nalja teinud, et selline podcast ja selline nimi ja siis me kukume tagasi vahepeal mingi täiesti nagu low levelisse ja hingame siin sellist nagu tummist ja sellist rasvast nagu sellest muda lõhna sisse kuidagi siin nagu põrandal kuskil
sellises emotsionaalses nagu plõgas nagu püherdudes ja kuidas seda endale lubada, kuidas nagu, et ongi täpselt see, et nagu väga paljud on ju inimesed ongi, et teen nendega tööd, juba saan mingi koha kätte, juba päris hea olla, on ju. Ja siis järgmise ikka seda aru, et astub mingi sammu ja siis jääb jalg kuskile mingi nööri taha kinni ja sa lidaki nagu nägupidi mudas nagu tagasi. Et nagu, kuidas seda seal selle muda sees nagu suudad ka nagu elust rõõmu tunda või isegi naeratada äkki võib-olla korraks või? Jaa, no see enne ka, mis sa küsisid, on ju, et kuidas siis nagu, et kas me oleme nagu siis valmis või kuidas üldse teed midagi, kui sa ei ole veel ise valmis või. Et ma mäletan ülihästi seda, kui mitte nüüd see sügis, vaid eelmine sügis, siis enne kui me neid meeste ringe hakkasime tegema, siis me saime Sveniga kokku, käisime Noblessneris jalutamas, on ju. Ja siis mingi hetk ma jagasin Svenile, et mul juba tükk aega on nagu seina peal soovitahvlil, et ma soovin nagu teha meeste ringe, et ma soovin seda enda jaoks, et ma soovin kohta konteinerit. Kas su mõte jääb meelde? Ja, ikka, ma korra küsin, aga no nii, palun laienda seda kohta, me käisime Noblessneris jalutamas. Nagu, vaata, ma kujutan ette, mis pillid inimestel pähe tekivad, ehk siis nagu palun laienda nagu selle korraks, kuidas üldse tekib see, et ma võtan ühel mehel käest kinni ja ütlen, kuulge, lähme Noblessneris jalutama ja räägime elust. Okei. No see käib umbes niimoodi, et helistad sõbrale, et kuule, jõu, saame kokku. Ahah, ma olen linnas, saad ka. Davai, lähme, kus Noblessneris või? Davai. Okay. Ja siis lähed lihtsalt ja see ongi normaalne, on ju, et seda võib ka teha, et ehk siis see ei pea olema ainult nagu naisega koos nagu mingi romantiline jalutuskäik, vaid sa võid ka minna sõbraga koos jalutama. Kui imeline see on. No nii, olgu. Mul praegu tuli nagu nii emotusena sa, et kas see võib olla nagu ka ütleme siis inimeste jaoks midagi, mis on nagu, et otta mingi, nagu, sul meeldib mehed või? Jaa, see või mis värk on, et? No ma tean, minu jaoks nagu see väga pikk aega, minu jaoks igased sellised liigustused on ikkagi koos naistega, nii et mehega koos nagu, et käia olla või ka, ma ei tea, välja õhtu nagu lõunat sööma minna koos mehega ja rääkida maailma asjadest, et kaasa arvatud see. Et jah. No mul on täitsa see kogemus olemas tegelikult, et ma siin aastaid tagasi teitisin ainult naistega ja harjusin niimoodi ära sellega, et noh, et see teit oli nagu, noh, et ma nagu lõdvestun sellesse hoopis, kui ma olen sinna, kuule, et me saimegi kokku, mitte et mingi siuke, mida ma ütlen või mis ma teen, on ju. Ja siis ükskord, kelle ma kutsusin välja, ma arvan, Tiidu vist või? Tiit Trofimovi vist. Et võiks nagu rääkida lihtsalt nagu mõnikord, saad aru, süda peksab, mis asi see on, see on nagu kutiga kokku lihtsalt. Et nagu ma huvitav, näed sa, kus üldse, et noh, et ühe poolega oled nagu nii harjunud juba suhtlema, noh, sellise nii-öelda naiseliku poolega. Aga et seda balansseerida siis ka nagu meheliku poolega ja no ja ka vastupidi, vaata, kui oled võib-olla käinud, noh, ma ei tea, sõbraga käid kogu aeg kuskil, ma ei tea, trennis või kuskil räägid juttu, et siis ka mingisuguste naistega rääkida vahepeal juttu. Vestlus edasi. Jah, see teemaks pooleli, eks ju. Et jaa, siis me saime kokku seal, rääkisime, siis ma ütlesin, et kuule, et mul on tükk aega nagu seina peal on ju, et siuke soov, et tahaks teha meeste ringi, tahaks üks konteinerit, kus nagu endal oleks see koht, kus saaks lihtsalt tulla teiste meestega kokku, avada ennast, olla aus, teha erinevaid harjutusi, et tuua ennast nagu rohkem keskmesse. Aga nagu oligi, see julgus oli puudu, sest mul olid täpselt need mõtted peas, et kes mina mingi noor mees, nagu mida mul on teistele anda või õpetada, mingid ärimehed tulevad sinna ringi, nagu mis nad vaatavad, ma olen mingi noor nolk, mis asja. Kui mõne sa oled? 29 nüüd, noh siis ma olin siis, mis ma olin, 28. Et aga siis nagu kuidagi, kuna Sven nagu kohe haaras kinni, et kuule, et aga mul on ka nagu siuke koht, et teeme. Ja siis nagu tunduski, et aga nüüd on nagu tasakaalus, et nüüd on see julgus olemas ja selle podcastiga samamoodi, ma ei oleks never hakanud üksi tegema sellisel teemal nagu podcasti. Aga just nagu see kuidagi see duo nagu minu jaoks kannab nii hästi, et on nagu nii kuidagi balansseeriv, et üks on siuke natuke nagu vanameister juba ja siis teine on selline noormeister on ju, et siis nagu on siuke mõnus siuke kombo. Kuidas sina, Sven, seda kogesid? Tundsid ennast seal vanameistrina selle noormeistri kõrval? Nope. Siis, kus sa siis ütlesid, et jaa, ma tean täpselt, kuidas kõik asjad käivad, las ma räägin sulle. Seal on selline koht võib-olla ka, mis vajab täpsustamist, et kui ma mingisuguseid sündmusi teen, et siis see on nagu väga lahe on tegelikult taandada ennast nagu sellest õpetaja kohast ära tegelikult. Sellepärast minu jaoks õpetaja, siis kui ta võtab endale õpetaja rolli, siis ta nagu kristalliseerib nagu kogu selle teadmiste bagasi mingisugusesse kohta.
ja nüüd ma olen see õpetaja ja kristall, mis ei liigu ja mis ei voola nagu nii hästi, on ju. Et seal on küll väga nagu hea nagu teadmiste pagas, on ju, aga mulle meeldib selline voolav teadmiste pagas, mis siis on nagu liikuv elus. Okay. Ehk siis, et kui ma ennast nagu sellisest õpetaja rollist nagu kuidagi ära taandan, et ma olen pigem nagu ruumilooja ja kokkukutsuja, on ju, et noh, et nii nagu šamaan näiteks, et noh, et ta kutsub kokku ja igaüks teeb oma protsessi tegelikult ise seal. Lihtsalt, et noh, et vahepeal tuleb natuke meditsiiniga siis mingisuguse harjutusena või et siis mingisuguse noh, mis iganes on ju, kas harjutusena või et siis sisevaatlusena näiteks või. Ja siis igaüks saab ise teha omi asju tegelikult. Et see minu arust ka võõrutab sellisest nagu õpitud abitusest nagu mind ennast näiteks, et noh, et mina nüüd pean olema keegi, on ju. Muidu ma ei ole keegi oluline siis, kui kõik need mehed ei vaata mulle niimoodi otsa, on ju. Või et need naised, on ju. Ja, aga no, aga samamoodi ka need, kes sinna tulevad. Et noh, et nad ei tule nagu sinna kedagi nagu kuulama suu ammuli, vaid et ise endaga tegema tööd. Just, et ehk siis te olete ennekes nagu ruumiloojad, siis ütleme siis niimoodi tegelikult, et eks mitte. Ja kuidas siis nagu, noh, mis on nagu siis, võib-olla tooks veel selle, tahaks täiega selle koha veel välja tuua, et ongi, kui koolis oleme harjutusega, et meil on õpetaja ja kui ma lähen kuskil kursusel ka, siis mul on ikkagi ka ju seal mingi koolitaja või õpetaja või juhendaja. Eks kuidas teie siis, mis on siis nagu nii-öelda selle ruumilooja ja õpetaja nagu veel mingid erinevused, mis on nagu olulised killud, et ja miks võiks keegi just valida, no ütleme, kas on siis nagu kas sellele õpetajatel on ka mingi rekkel, see mingi koht on, kas ma siin otsin endale õpetajat või siis nagu ruumiloojat või noh, et kuidas ma peaksin nagu lähtuma või nagu mille järgi ma siis otsin? No mind näiteks isiklikult on täiega häirinud see, kui mingisugused mingil siis autoriteedi positsioonil olevad inimesed on nagu kujundanud endale siukse nagu siis ego, sellise nagu mingisuguse nüüd mina olen see, kes siin õpetab teile ja räägib teile ja siis kui keegi seab selle autoriteedi kahtluse alla, siis nad saavad pihta sellest ja siis nad nagu hakkavad nagu tõestama ja võitlema ja siis neil on see nagu jälgijaskond, kes nagu kummardab neid ja just nimelt, et mitte ei ole need, et on kaasas see nagu kogukond, kes kõik samamoodi on omal teel ja on nagu iseenda nii-öelda autoriteedid, vaid et siis nagu kõik vaatavad seda ühte autoriteeti. Mind on nagu eluaeg retsit häirinud siuke asi. Ja minu meelest nagu palju rohkem väärtust saabki edasi anda, kui võtta see ennast sealt vahelt ära ja lihtsalt nagu just nimelt luua see ruum, on ju, ja lubada nii-öelda läbi siis tulla sellel tarkusel, mis tegelikult läbi kõigi ju tuleb, on ju. Et siin hiljuti või siin mingi paar aastat tagasi selline termin või selline terminoloogia nagu, kas oli Karpmani kolmnurk vist või? Kas on kursus keegi sellega? Ei ole. Seal oli päästja, ohver ja siis oli, keegi oli veel seal kolmas. Et noh, et seda mängitakse nagu päris paljudes kohtades läbi nii-öelda siis töö juures, ka nendel nii-öelda õpetaja, õpilase koha pealt on ju, et noh, et õpetaja ma ei saa nagu ilma sinuta, eks ole, on ju. Agressor, ohver ja päästja. Okay. Et noh, et siis noh, et see energia siis ütleme läheb siis sellele inimesele, kes on nagu ohvri rollis kõige rohkem, sellepärast et noh, et energeetilises pildis siis nagu see päästja ja siis see nii-öelda see terrori inimene, see annavad talle nagu energiat, et ta nagu lõpuks nagu ärkaks sellest kuidagi üles, on ju, et ma näen, et ka sellistes õpetuse kohtades on ka väga palju sellist energiat, et ma lähen ja nagu lasen ennast õpetada, aga mis ei ole ka paha, sellepärast, et ma olen seda lasknud ka teha ja see on nagu väga, väga lahe mingisugusel eluetapil, et just, et nagu tegelikult ei, noh, kui ma nagu leian mingisuguse parema viisi, kuidas seda teha, et siis ma ei välista nagu seda eelmist varianti, et ma ei viska neid kõiki asju nagu prügikasti, sellepärast, et nagu see suur, minu arust see müsteerium meil see elu siin, et see on nagu täiesti nagu taaskasutatav, et noh, et ta nagu ei viska ära neid asju, ta nagu taaskasutab selle asja ära ja toob mingisugust täiesti uues võtmes jälle siia kuidagi meie ellu, nii et las olla õpetajad. Oma elemendis on ju mingid olulised. Täiega lahe, aga noh, lihtsalt ongi meie puhul näiteks tunda see koht ära, on ju, et noh, et kui meil on nagu eesmärgid või noh, eeskujud on meil sellised, kes võib-olla või noh, et me oleme harjunud sellise nagu dünaamikaga, et on õpetaja, et on õpilane, on ju.
et siis ma nagu tajun, et see ei ole päris see koht on ju, et milline see minu koht on ja siis nagu vaatan ringi kuidagi nagu ei ole nagu eeskuju võtta kuskilt, siis ongi, kui iseendasse nagu tulla, siis nagu järsku nagu tajud, et kuule, aga ma ei ole õpetaja, aga ringi tahaks ikka teha. Aga teeks lihtsalt. No. Ja et ei olegi võib-olla see seksi jumal nagu praegusel hetkel ei olegi näiteks. Aga teeks ikka kas seda podcasti näiteks või? Räägiks ikka sellest teemast. Ja ikka räägiks ja sellepärast see on oluline mulle, eks ole. Ja et see tarkus tahab ka nagu läbi minu välja voolata läbi sinu on ju. Et see nagu ei tuleks lihtsalt mingisuguse suvalise kuskil mingisuguse barileti taga mingi spontaanse verbaalse ejakulatsiooniga, vaid et see tuleb nagu ikkagi natuke nagu ruumi võttes on ju ja kuidagi natuke struktureeritud ja võib-olla ka need pealkirjad, vaata, mis ma olen pannud sinna, et need siis hoiavad ka seda liini nagu seal natuke, et millest me räägime. Ja et saada seda kõrgemat kohta nagu sisse veel, see on ka minust oluline. Tegelikult äge on nagu see, et mõlema puhul teha tajud, et mõlemad nagu see just see iseenda õppimine ka, et mul tundub, et see, et te loote selle ruumi ühelt poolt ja teiselt poolt on iseenda õppimine, et kas, kuidas lihtsalt ma ei tea, kumbki, mis teie oma see taust nagu on, et võtame mingisuguse viimase, ma ei tea, sinu puhul siis viimase 10 aastat, sinu puhul mingi viimase 20 aastat, mis see nagu lihtsalt nagu, kui sa võtaksid selle mingi jupina kokku, et mis see teekond sul on nagu olnud, et miks sa oled täna siin, kus sa oled mingis mõttes, et mis on mingid kohad ja võib-olla siis ka nagu näiteks suhtes nagu naistega nagu läbi käinud endas ja sellega seoses enda sees nagu mingeid kohti harutanud, et nad on toonud täna sind sellisesse kohta, nagu sa täna oled, mis on sind toetanud, mis on sind juhatanud, kus sa oled saanud oma selgust või nagu nende valikute koha pealt nagu siis enesekindlust ütleme siis niimoodi. Kas siit nüüd peaks siuke minu monoloog ja siis Sveni monoloog või võtame kuidagi lühemalt? Kui te suudate kuidagi põrgatada, siis võib põrgatada ka, aga et täiega võib korra tajuda, et kuidas, mis sinu puhul nagu, mis võiks praegu siia tulla, et just nagu see, et anda sellist veidi tausta konteksti nagu ka just, et. Okei. Ma võib-olla tooks enda puhul, ma ei hakka siukest nagu kronoloogilist võib-olla tausta tooma, aga ma lihtsalt ütlen selle, et minu lapsepõlv oli hästi traumasid soodustav, et ma lihtsalt kasvasin üles keskkonnas, kus mul ei olnud üldse turvaline, kus mul oli lapsena kogu aeg hirm, kus see kõik siis avaldus on ju täiskasvanuks saades nagu hulga ärevuste, hirmude, kompleksidena. Ja mul oli nagu tihti väga raske iseendaga, ütleme siis nii. Ja võib-olla kui ma vaatan seda enda arengut viimased 10 aastat, siis mis mind kõige rohkem julgustab ja mis mind ka inspireerib neid ringe tegema, seda saadet tegema ja kõike, et nagu näidata, et sa võid tulla nagu nii kaugelt tegelikult. Siin jääb kaamera peale ka, eks ju, et sa võid nagu nii kaugelt tulla, eks ju. Ja see areng nagu mida üks inimene saab läbi teha tegelikult, et see on nagu meeletu, et see, kui sa oled täna mingis kohas, kus sa ei julge naistega rääkida või kus sa tuled kogu aeg 5 sekundiga ejakuleerid, eks ju, või sul on tööl raske areneda või sa ei ole enesekindel, siis see ei defineeri sind, et see on su tänane nagu see kogemus, kus sa täna oled. Aga sa võid siit 10 aasta pärast olla nagu täiesti teine mees on ju, sa võid olla, ma ei tea, suuta 2 tundi voodis kesta ja naine on nagu lihtsalt siga rahul on ju, või sa võid olla laval on ju, juhtida inimesi, teha koolitusi, et see arengupotentsiaal on nagu nii suur ja võib-olla see inspireerib mind ka nagu tegema neid kõiki asju, et ma vaatan nagu ise, kus ma tulnud olen on ju, kuidas ma kartsin, ma ei tea, tähelepanus olemist nagu tuld, kus ma tulingi reeglina esimese 5 minutiga, eks ju, voodis on ju, kus mul naistega väga raske luua sidet. Et see on nagu see minu nagu võib-olla lühikokkuvõte. Mis sind nagu kandis nagu läbi selle, et mis on nagu see, mida kuskilt sa pidid saama seda mingit enesekindlust või mingit julgustust või kas oli siis mingid inimesed su ümber või sinu enda sees mingi desire või mingisugune selline määramatu mingi siht või nagu, et mis see oli nagu, mis sind nagu tõisid läbi, sest et see, mida sa kirjeldad ikkagi nagu väga põhimõttelisi muutuseid ja oma olemuses on ju. Ja me ei tee selliseid muutuseid just for fun. Nagu et lihtsalt mul pole midagi teha, siis muudaks oma alateadust ja oma põhimõttelisi, oma sügavat identiteeti on ju. Et see ei ole midagi, mida me nagu kergusega otseselt nagu väiksega, kus sinul nagu see, kas see julgus või siis kas inspiratsioon või toetus nagu sellest teemast tuli? No see on hea küsimus. Ma usun, et lihtsalt
ma ei tea, see on mu elutee olnud, et lihtsalt alati on olnud nagu sees see mingi koht, et edasi, kuidas saaks tunda end vabamalt, kuidas saaks areneda, kuidas saaks kasvada, kuidas saaks veel ausam olla. Aga teisalt võib-olla elu viis mind joogani, kui ma olin 18 ja see nagu võib-olla hästi tugevalt algatas sellise minu nagu teekonna. Et ja tegelikult, kui ma nüüd tulen veel tagasi, mis siin veel nagu võib see põhjus olla, et ikkagist kannatus, et reeglina kannatus on see, mis paneb meid nagu kasvama, arenema. Et ma mäletan hästi, kuidas ma vaidlesin isaga, ma olin vist 16, ma vaidlesin isaga mingite rahateemad üle ja siis ma hakkasin nutma, olin ülivihane, hakkasin nutma ja siis isa viskas mulle pihku selle Robert Kiyosaki Rikas isa, vaene isa raamatu. Et näe, loe seda. Ja noh, siis ma võtsin selle raamatu vastu, sealt tönnasin edasi. Aga siis hakkasin lugema ja noh, tegelikult kuna ma lihtsalt kannatasin nii palju, siis see oli nagu mingi asi, mis siis hakkas avama mu mõtlemist kõigepealt ja siis 2 aastat hiljem, kui ma siis joogasse sattusin, siis hakkas nagu selline emotsionaalne ja selline nagu vaimsem töö ka endaga pihta siis. Spordiga on sul hea side olnud kogu aeg? Ei ole. Pole kunagi teinud. Sa oled lihtsalt nagu heas vormis mees nagu. Ma ei tea. Kuidas sa seda nagu, mis su saladus sellega on? Aha. No ma arvan, et sport on ka üks asi, mis mind on tegelikult nagu kandnud ja võib-olla kuidagi kandnud usku. Et eluaeg teinud on ju küll seal korvpalli, kergejõustikut, jõusaali, mingit tai-boksi, Brasiilia jiu-jitsut, joogat on ju nüüd ka sihukest jõutreeningut. Et ma arvan, see oli alati see koht, mis nagu trennis olles see seisund ju kardinaalselt muutub, et ma muudan ju oma füsioloogilist seisundit, eks ju trennis. Ja see aitab nagu tulla välja sellest nagu mõtete luubist ja sellest mingist, et mis mina, poor me, eks ju. Ja ma arvan, et see on nagu ka olnud kuidagi see, mis tegelikult on kandnud, et see on nagu kogu aeg kandnud mingit usku, et aga ma trennis suudan end hästi tunda, et võib-olla ma siis suudan nagu nendes muudes valdkondades ka ennast hästi tunda. Mulle enda tundub, et nagu, et kuidagi spordimaailmas on nagu nii palju mingi põhimõtted on kuidagi hästi sisse kirjutatud või kuidagi nagu head on, et noh, need, kes on mingid spordis juba head, neil on kuidagi nagu hästi tugev nagu mingi baas olemas selleks, et oma muid eluvaldkondasid ka nagu et kuidagi seal on seal mingi põhimõtted on loogilised kuidagi, et see ongi see, et noh, sea endale mingi siht on ju, mõista seda, et väike samm korraga on ju, mõista seda, et seal on nagu see pingutus ja lõdvestus ja noh, mingid põhimõtted tunduvad, et see on spordis on kuidagi väga iseenesest mõistetavad või versus nagu enesearengus või seal on, et ei, ma tahan ikka kõike korraga ja jumala eest ma ei viitsi mingeid väikseid samme võtta ja nagu, et miks tema saab, aga mina ei saa ja noh, kuidagi endale kuidagi tundub, et veidi, mingi osa minust nagu veidi nagu kadestab nagu neid, kes on nagu väiksest peale spordis nagu mingid head olnud. Sest mulle tundub, et neil on sealt mingisugune hea pisik sisse tulnud nagu enesearengu mõttes ka. Kusjuures ma ei ole tegelikult mitte kunagi sellele mõelnud, et võib-olla mul tegelikult ikkagi ka sellest varastest aastastest see mingi distsipliin ja järjepidevus ja see nagu arusaam, et asjad võtavad aega ja et väga palju on võimalik areneda, et võib-olla see tõesti tuli nagu ikkagi sealt juba lapsepõlvest on ju spordist. Et kui ma ise seal USAs käisin nagu raamatumüüjatega, siis seal tihtipeale oli ka see, kui me püüdsime teha nagu sellist research'i või püüdsime aru saada, et mis nii-öelda nagu määrab inimeste mingit edu seal või nagu, et kes saavad kiiremini hakkama ja siis sealt jooksid läbi nagu head sportlased. Et nagu, et see just seesama see mingi mõtteviisi, mingi asi seal paigas on. Sven, kas sul on ka spordiga alati head suhted anda? Ei olegi nagu otsest sellist väga sügavat suhet olnud, eriti just sellise distsiplineeriva nagu spordiga, et see on minust täiesti mööda läinud. Minust see meeste laagris ka sinu sport või see sinu jooga nagu ei ole mingi pidi distsiplineeriv. See on täpselt selline, et sa ütled, et tee seda, mida teise tahad nagu enam-vähem. Mul on nagu, come on, nagu anna mulle mingid juhised siin, ütle, kuhu ma siin ennast pööran, kas siis vasakule või paremale, no kui tahab pööra vasakule, siis tahab pööra paremale, mul on nagu pekki mees nagu saaks mingi. No eks, no näed, siin ongi, igal inimesel on oma nagu selline essents või selline nagu oma maitse, kuidas ta nagu iseendale maitseb ja kuidas ta nagu siis väljapoolega maitseb, aga distsipliin on olnud minu jaoks kogu aeg negatiivses lahtris, et see on nagu see asi, mis on kellegi teise poolt peale surutud, on ju, ja siis see on halb. Aga kui ta liiga pikaks ajaks sinna jääb, noh nüüd siin
mitte väga nagu hiljuti, aga ka mitte väga ammu ma mõistsin, et see distsipliin tegelikult, ma pean ta sealt negatiivsest lahtrist nagu ära võtma lihtsalt ja panema ta nagu positiivsesse lahtrisse ka. Sellepärast, et see distsipliin on ka enesedistsipliin, et kuidas ma iseendaga käitun, kuidas ma ennast omaks võtan, kuidas ma nagu kuulan oma keha, oma vajadusi. Et see ka distsipliin, et noh, et kas ma lähen ja lihtsalt nagu kuskil söön mingisuguseid suvalisi asju sisse endale või et ma nagu lähen kuhugile trenni tegema ja siis nagu sihuke ei viitsi lihtsalt, et see distsipliin kuidagi minu jaoks ta on spordi nagu üks selliseid kandvaid kohti. Aga ma olen sellest eemal olnud ja ma seda harjutan praegu seda distsipliini kohta ka tegelikult. Ehk siis sul on ka veel midagi õppida, kuigi sa oled selline vanameister meil siin juba. Ja seda nagu vaata, sa oled nagu vanameister no, ja sa vana. Hakkad õppima sellist asja nagu distsipliin. Jah, nagu vaat kui tore. Ei no ma hakkan nüüd distsipliini õppima nagu positiivses võtmes. Ei no aga negatiivses ma tean, kuidas see käib. Sa pead kella 9 tööle tulema, noh kuule see distsipliin, no ma lähen tööle siis tõesti, noh et see kell enne 5 ära ei lähe. Okay. Sa õpid nagu enese armastusel põhinevat distsipliini. Just jah, et ma nagu võtan selle ja olen iseenda nii-öelda siis direktor ka. Muidu on nagu noh, et see distsipliin on alati, et noh, et see on nagu mingisugune beats ja et see direktor on kuskil väljaspool mind. Aga noh, ma võtan nagu selle nagu distsipliini kasutusele kui tööriist nagu iseenda jaoks, et saavutada head. Distsipliin kui tööriist. Jah. Päris hea sõnastus. Et saavutada head tulemused ja mitte head tulemused teiste jaoks, vaid et iseenda jaoks nagu head tulemused, et ma pingutan. Mulle hästi meeldib see pingutan tuues võib-olla natuke ohvriks lühiajalisi naudinguid, et saavutada pikaajaline heaolu, et see on nagu hästi-hästi lahe koht. Aga spordiga squashi olen mänginud päris pikalt, et ka sellised nagu soolo nagu sellised nagu iseenda eest nagu väljas olemine ja et noh, et muidu ma ei viitsi joosta ja mingisugused, ma ei tea, ma olen proovinud nagu nii mitu korda jõusaalis käia lihtsalt, no saad aru, lihtsalt nagu tõstan seda rauda ja vaatan. Nii ja miks ma seda teen? Okei, ma ei tea, teistele meeldida. Nice, see on ka päris hea mõtt tegelikult. Okei, iseendale meeldida, noh, et siis ma kujutan ette, kuidas ma olen täiesti lihastes ja siis vaatan peeglisse ja nagu kujutlen, kuidas ma olen nagu 5 aastat trenni teinud, siis vaatan ennast. Nii, on sul nüüd hea olla või siuke, parem. No ei ole mõtti, no. Aga selle squashiga näiteks, no seal nagu ennast nagu oma füüsilise nagu keha piire ja sellist nagu ennast nagu välja higistada ja välja nagu täielikult anda selleks, et nagu taas, et välja nagu hingata kogu see nagu eluenergia nagu välja hingata ja siis nagu värskelt peale tõmmata, et see on hästi-hästi mõnus olnud. Ja siis tuli sport, no ma ei tea, kas läheb sinna alla, aga lumelaua sõitmine ja kitesurfing. Kitesurfing. See oli väga lahe asi ja ma võtsin mingi 3 aastat aega nagu. Ei, see on ikka nii keeruline ja ma ei tea, ei no siis vaatan, kuidas seal isegi mingisugune tuttavad naised nagu käisid juba, seal võtsid mingisugune nagu 5 kursust sõidavad nagu vaatas. No ei ole keeruline ju, Sven, aga miks sa ei lähe siuke, ma ei tea, nagu vara on veel. Noh, ei olevat sellist valu ei ole või? No vot see ongi minu arust selline nagu küps ellu suhtumine siis, kui ma enam ei toimeta nagu valu baasilt, on ju, vaid et ma nagu lähen kuidagi sellise nii-öelda otsuse baasilt, ei, aga mulle meeldib ja et mul on selline momentum selle ka taga või selline jõud, vaata, mis ei ole nagu valujõud, et ma pean selle ära tegema. Ma pean kaidiga õppima, sõitma, saad aru. Et kui see nagu tuleb sellise nagu puhta tahte pealt, milles ei ole enam valu, see on nagu nii ilus lihtsalt. Nii et ma läksin lõpuks ja nagu õppisin seda ja nüüd olen sõitnud pikalt ja saanud ka üle doosi ja tulnud ka ja sõltuvusse jään, nii et iga hommikul vaatasin nagu vindkuru, et millisesse randa ma siin Eestis lähen ja siis nagu käinud ka välismaal surfamas 2 nädalat järjest ja seal ma saingi nagu üle doosi põhimõtteliselt 2 nädalaga lõpuks, nii et saada sealt ka see üle doos ja samas nagu siis nagu lasta ka see lahti jälle uuesti, siis see koht nagu okei, et see oli lahe, okei, et ma võiks sinna jääda, on ju, noh, et kas ma tahan sinna jääda nagu
tegelikult ei taha, siis vaatan neid teisi, kes seal surfavad, vaatan, vau, nad lähevad veel edasi nagu veel mõnusamaks. Inimesed, kes on nagu 20 aastat surfanud, nagu mõtlen, pekki, miks mul sellist, mul ei ole mingit püsivust või mingit värki nagu, et mis värk sellega nagu on. See, et sa nagu koged ja siis lased lahti. Ma nagu surfan jah, et noh, et kogen ja lasen lahti jah, täpselt. Tegime just, salestasime Katsiga ka järgmist saadet enda Patreoni ja siis seal ka tegelikult see samas lahti laskmise teema, et just, et lubad kogeda ja lubad kogeda täiega ja lähedki sinna sisse ja siis järgmise hetkel lasedki lahti, et ei jää sellesse liiga kramplikult kinni hoidma. No aga mõnikord on hea mingist asjast nagu väga kramplikult kinni hoida, sellepärast see meeldib. Ma just tahtsin küsida, kas on midagi, kas sul on midagi sees ka, millest sa nagu nii hulluk nagu kohe nii hoiadki kinni nagu? Sellisest sügavast seksuaalsest ühendusest, see natuke, seal on väike kramp sees, ei ole saanud lahti. ei ole saanud lahti. Ei ole saanud nagu tõmmet naiste suunas nagu seksuaalsest tõmbest ei ole lahti saanud veel, et see on, no tegelikult see meeldib mulle jah, et ma isegi ei tahaks veel lahti lasta. Martin, mis sul on see, mis sul nagu kannab ja nagu tundub, et sellest mõnda aega veel lahti ei lase, et. Ma arvan, et ikka see sport, aga isegi sport ei oleks enam õige sõna, et spordis on, sõna sport on minu jaoks sees mingi enese piitsutamise nagu maik ikkagist, aga just see oma füüsilise kehaga tegelemine. Teil on mõlemad nagu täiega nagu see, ma näen, et just sama see füüsilise keha eest hoolitsemine ja sellega tegelemine ja nii huvitav nagu teid mõlemad kuulata, sest et ongi, et teil on sellest veidi küll nagu selline siga ja kägu, et üks on selline distsipliiniga nagu mul on siin mingi plaan ja ma teen ja teine on, ma siin voolan ja lendan siin mingi surfilauaga ringi, eks. Aga mõlemal on kuidagi, see suurem eesmärk on mõlemal nagu sama, et minu arust on see nagu nii hea näide nagu sellest, et tegelikult igaühel oma ongi täpselt see, et kuidas iganes mehena ka nagu valida oma keha eest hoolitseda, et tajuda ära seda, et see on, ma olen nagu Sven sinu nendel hommikujoogadel nagu käinud ja seal ongi, mida ma nagu nii kaifin seal, et sa juhendad nagu nii sujuvalt sellesse, et taju ennast, et õpidki nagu ennast nagu tajuma sinu seal ruumis. Et mida ma siis praegu vajan, et ma tea, kuni see kõige lihtsam asi, et on ju, kas ma pöörlen praegu vasakule lahti või paremale kinnipoole, et kumba ma praegu siis nagu seal rohkem vajan, eks. Et õppidagi iseennast nagu kuulama, samas on seal mingi eeskuju ikkagi ees justkui. Et on see mingi näide on ikkagi ees, sest et kui ma peaksin ise nagu see, kui ma peaksin ise lihtsalt tõuse hommikul püsti, mõtlen nüüd, et mida ma nüüd täna teha tahan, siis mul ei tule, mul ei voola nagu midagi peale, aga kui nagu tuled sina, sa ütled, et okei, aga pöörle, aga mõtle, kas sa tahad pöörle vasakule või paremale, siis mul on, päris hea nagu, et eks siis mingi osa, mis on ees, aga mingi osa, mis on nagu valikuline justkui nagu on ju. Ja minu jaoks on hästi oluline olnud see, et saada see ühendus iseendaga kätte jälle, et see on nagu see olme nagu lihtsalt nagu tuleb ja nagu penetreerib nagu läbi täielikult ja kogu see elu nagu penetreerib mind igatahes nagu korralikult läbi, et ka siis, kui selle jooga ja nii-öelda siis kehalise sellise nagu avanemisega hakkasin tegelema, et üks külg on see, et seal nagu tekib teadlikkus juurde, aga seal tekib ka selline avatus elule juurde ja siis kui ei ole nagu valmis nagu eisid veel panema kuhugile või et siis oma piire seadma, et siis see elu nagu võtabki üle. Ja siis tekib nagu enesekaotus tegelikult üldse seal, nii et siis selles joogas ongi see, et nüüd nagu hästi pehmelt harjutuste sees kuidagi, et selle struktuuri sees nagu, mis on nagu ette antud, et nüüd leia ennast üles. No nii nagu me siin oleme selles reaalsuses siin struktuuri sees on ju, aga kus ma olen üldse? Kes see mina siin olen? Kes see mina üldse olen on ju? Ja kes on see, kes kuulab nagu minu mõtteid näiteks praegu pealt ja vaatab näiteks neid pealt, kes see mees üldse on ju? Sellised hästi lihtsad kohad nagu. Ja, hästi lihtsad. Et on nii lihtne on ju tegelikult. Et kuula, et võtta korraks paus ja kuula oma järgmist mõtet on ju. Et kes see on ju. Ja saada ka sellega ühendus on ju, mis iganes, kõrgem mina, kaugem mina, sügavam mina, madalam mina, alter ego, alateadus, üliteadus, mis silte võib panna on ju. Aga ikkagi, et kus ma algan, et kus kohast algab minu tähelepanu üldse näiteks selline koht ka. Lihtsalt tajuda nagu iseenda seest. Kus kohast algab minu tähelepanu, millega ma nagu välismaailma tajun. Meil on siin pärast lõpus plaanis Sveniga väike endasse tulemise meditatsioon ka salvestada, mis läheb meil Patreonis üles, mida saab seal kindlasti siis kuulata.
et see tuleb ka kindlasti hea. Aga just, et jah, et kuidas selle kogu selle müra sees, mis me siin ümberringi kogu aeg toimub. Et ma nüüd paneks sinna, ma ei nimeta nüüd seda enam müraks, aga ütleme, et üks osa sellest, mis meid ümbritseb, on naised. ja ütleme, et üks osa on siis nii-öelda see naisenergia, mis on meie enda sees. Meesenergia, naisenergia, aga ütleme, et ka füüsilise maailma naised, et kuidas teil siis füüsilise maailma naistega ja nende juhatuse kuulamise, märkamise, lubamisega on olnud? Et võib seal täiega praegu korraks toimub, ma näen, et ma isegi ei anna praegu ette, kas siin ja praegu pigem või jagab paari sõnaga oma teekonda ka sellesse? No mul on just täna hommikust hea näide, enne kui ma siia podcasti tulin. Et sain jälle hästi selgelt nagu selle kogemuse, et mida siis naised vajavad, mida üks naine vajab. Ja et naine tegelikult vajab kohalolu, minu kui mehe kohalolu. Ja seda, et ma tuuniksin sisse nagu selle naise tunnete maailma ja sinna tundlikkuse tasandile, sellise emotsionaalse tundlikkuse tasandile. Et ma suudaksin nagu tunda enda keha, enda tajumeeltega, et mida see naine praegu kogeb. Ja et kui ma mehena suudan nagu seda teha, siis kõigil naistel on nagu minuga hea, turvaline, olgu nad siis sõbra vormis või partneri vormis või mis iganes, eks ju. Et hästi teravalt nagu sain selle kogemuse, et seal tuli jah nagu üles mingisugune valu mu siis kaaslasel, eks ju. Ja esimese hooga jälle tundsin, kus tekkis see, fuck no. Here we go again, et ma olen podcasti salvestama, pean olema nagu heas meeleseisundis. Mul ei ole praegu aega, mul ei ole praegu ruumi selle jaoks, et ma siin hakkan midagi protsessima, viin võib-olla ennast mingisse nagu täiesti välja siuksest mõnusast on ju flow'st. Ja siis kuidagi juba andsin alla, et persse, vahet pole, et nüüd on nii, on ju, vaatame siis, mis siin on. See on tore, et meestel, see on see nagu, et öeldakse, et nagu, et jumal naerab, kui inimene teeb plaane, et siis mehed teevad plaane ja siis naistel on nagu see, et aga ma viskan sulle siia ühe sellise curveballi ingles keeles. Nii. Aga siis olin seal enda sees, on ju, et kurat, miks sa pead nii rahulolematu olema ja miks sa ei või lihtsalt endaga rahul olla ja miks sa paned kogu oma heaolu minust kui mehest sõltuma, on ju. Enda sees käis see dialoog, on ju. Ja lõpuks siis nagu andsin alla ja istusin seal temaga vastamisi ja vaatasin talle silma ja üritasin nagu aru saada ja küll ka nagu leidsin endast üles ka nagu selle koha, et okei, aga kus minu tõde siit hetkel jookseb, et ma jääksin oma tõesse mehena, aga samal ajal ma tuleks võimalikult tundlikuks. Ja siis nagu selle kombinatsiooni siis tagajärjel ka nagu ise muutusin siukseks pehmeks, haavatavamaks. Kui korraks tulen kohe siin tagasi, aga just nagu see sama sõnastus, mis sa praegu teid, et just, et kuidas saada ühendus selle tundlikkusega ühelt poolt, et sa tunned justkui seda, mis tema tunneb, ehk siis ta tunneb, et sa mõistad teda ja teiselt poolt jääda oma sellesse mehelikusse kohalolusse. Et need kaks asja, et nagu kuidas need kaks koha. Ja, et siin on nagu see koht, et ütleme, väga paljud siuksed, minus on ka hästi palju seda nice guy'd, on ju, siuke tore, viisakas mees, hästi kuulab, hästi nagu selline, aga selles on nagu justkui puudus ja mingi selline see penetreeriv nagu kvaliteet või see, et nagu ma olen siin, mind ei kõiguta, on ju, siin jookseb minu tõde. Et jah, et siis nagu need kokku panna, et kuidagi leida endast üles see kese, enda tõde, mis on nagu kõigutamatu, mis on hästi nagu läbinägev kõigest, mis ei ole tõde. Et jääda nagu sellega ühendusse, aga nüüd samal ajal siis tulla nagu hästi tundlikuks. Kumba siis naine rohkem vajab? Oi, nüüd läks huvitavaks. Mõlemad tegelikult. Mõlemad. Mis siis juhtub, kui on ainult üks või mis siis juhtub, kui on ainult teine? Ja. Mis siis, kui sa lähed ainult tundlikuks, aga sa kaotad oma keskmääre? No siis naine ei taha tõenäoliselt seksida sinuga mingi hetk enam. Siis on nagu see koht. Ja nüüd, kui on see teine äärmus, on ju, et kui olla kogu aeg see sõjamees, tõde, no matter what, siis mingi hetk ilmselt naine läheb, seksib kellegi teisega. Päris hästi kokku võetud. Et nagu, jah, et kui esimesel juhul on see, et naine ei taha sinuga enam seksida, siis teisel juhul ta sinuga tahaks, aga ta ei pääse enam sinule ligi ja siis ta läheb, seksib kellegi teisega, on ju. Okay.
Jokk. või mott. See oli jah, et see oli väga hästi kokku võetud. Väga hästi kokku võetud. Ma tahaks lisada siia ka veel ühe väikse nüansi, et just, et see nagu mehelikkus keskmes olek ja lõdvestus samal ajal ja lõdvestus kuidagi sellesse olemasolevasse hetke. Et see nagu loob nagu nii palju minu arust ruumi iseenda jaoks vastuvõtmise nagu võtmes ja ka naise jaoks, et ta on nähtud ja kuuldud ja mitte ainult, vaid ka tunnetatud. Et see, neid kihte on nagu palju on ju nähtud, kuuldud, tunnetatud, et see tunnetuslik tasand nagu see üldjuhul see ei kipu tulema läbi nagu niisama lihtsalt, kui ei võta aega ja kui ei lõdvestu. Aga nüanss on siis selles, et kus ma ise olen ka ämbreid kolistanud päris tihti. Et kuna siis on tegemist siis minu paarilisega on ju, et siis ma lähen seda sama tunnet peegeldama ja ma nagu lähen ja hüppan sellesse samasse paati temaga. Tema tunneb ennast hästi, ma hüppan sinna paati ja tunnen ka hästi ja mis ei ole tegelikult autentne minu koha pealt on ju, võib-olla sellel hetkel. Ja et ma kaotan ära selle koha ja sellised teemad, mis on mitu korda mul olnud, et siis kui naisel mingisugune, ma ei tea, vihaoog või mingisugune selline nagu mingisugune halb emotsioon tuleb, on ju, ja siis ma nagu selline kaastundlik mees, kes nagu okei, ma mõistan, ma lähen, ma nagu tajun, et sul on see koht, on ju, ja siis ma nagu lasen sellel energial ennast üle võtta. Ja vot see on see koht, kus on selline triki koht, et ma läksin ju, lõdvestusin, ja vaata, ma olen nüüd ka vihane või et mul on ka nüüd halb tunne. Ma olen ka kaoses nüüd. Ja ma olen ka nagu turbuleerin ringi ja siin olen siin nagu bitch on ju. Et siis nagu tekib meestel selline koht siuke, ei, never, ma ei ava ennast enam nagu tunnetuslikul tasandile, sellepärast, et sealt lihtsalt jookseb kogu see jama sisse musse. Aga seal ongi see koht, et hoia lahti ennast, aga hoia ka oma keset, ehk siis kui ma nagu tean, hoia ennast avatuna ja hoia oma keset. Ja, et siis see võib nagu sisse tulla, et see on nagu mis iganes energiaga on ju. Et see ei vii mind nagu sellest kohast ära, et ma kaotan ennast. No ja ma täiega I hear you, ma täiega kuulen seda kohta, mis te räägite ja samal ajal mul jooksevad kõik oma flashbackid ja minevikus sisse, ma saan aru, et see on nagu pagana pikk tee tegelikult, et see siin võib öelda ühe lausega, et ole lihtsalt avatud tunnetele ja samal ajal püsi oma keskmes. Lihtne üks lause ju. Aga mulle meeldib ka see lause, et see on nii lihtne, et seda peab harjutama. Nüüd, kuidas seda julgeda harjutada või kuidas nagu, ütleme, oletame, et keegi nüüd kuulab seda, kes võib-olla keegi kuulab seda nüüd esimest korda, ütleb, et näete, et siis ta tahaks nüüd, aga kuidas ma seda siis, kui küsib, et kuidas ma seda siis teen? Kuidas ma teen nii-öelda seda mõlemat või nagu, et mis ta ütleks nagu, mis võiks olla mingisugune esimesed mingisugused 2-3 sammu või 2-3 mõtet, et millele võiks nagu tähelepanu pöörata, et ma ei tea, alusta siit. Pole kunagi varem sellest midagi kuulnud, alustasid. Ma arvan, et kõigepealt on üldse see teema, et nagu vaadata oma paarilisele otsa ja nagu küsida, et kuuled, et proovime seda värki või. Sellepärast, et kui seal nagu tuleb siuke, et seal nagu check in on ju siuke, lähme siis proovime. Eks siis küsi kõigepealt naise käest luba. Ei, küsi luba. Hakkab pihta juba siuke, kuule naine, kas sa tahaks seda vastutust võtta nagu oma kätte, et sina ei ütlesid, et teeme on ju. Et siin on ka see vastutuse mäng, vaata on ju. Et kui palju ma nüüd selle küsimisega nagu annan oma vastutuse siis paarilisele on ju. Sinu pärast me ju tegime seda ja vaata, mis nüüd juhtus, aga et see vastutus jääks nagu sellisena, et mina vastutan. Sa ikka räägid täielikku hiina keelt siin praegu nagu, et sa küsid, aga sa ikka vastutad ise nagu, mida pekki. Ei aga lihtsalt, et sa tšekkad nagu, et kas sa oled valmis sinna mängu minema. See koht. Okay. Et kas sa oled valmis nagu seda proovima nagu seda kohta. Mul tekib, ma korra läksin nagu just kui viisin ennast siukse naiselikkus, mul tekib, et oota, aga miks sa minult küsid, et sina oled mees ju. Sina otsusta nagu, mis sa tahad nagu, juhi meie elut, juhi meie suhet nagu. Juhin, aga siis juhtub tihti selline asi. Tee korda ennast mees. Et siis sa nagu lohistad seda naist või et ka vastupidi, tegelikult isegi vastupidi rohkem, et naine lohistab meest nagu mõnda aega.
ja ongi selline hea nagu matriarhaat või patriarhaat käib, on ju, keegi siin lohistab ühtepidi ja teistpidi. aga et saada nagu võrdsetest kohtadest korra kokku. lihtsalt, et kuuled, et kas sa nagu oled valmis seda proovima, on ju. See võib-olla on kõrgem koht natukene, jah. aga seda võib proovida kõigepealt, et mis iganes, istume korra maha, on ju. või et vaatame kasvõi silma näiteks 10 on palju, mingi 3 minutit. 3 sekundit äkki kõigepealt. Okei, 3 sekundit võib-olla tõesti nagu, ja hingame rahulikult nagu lihtsalt ja vaatame silma. Et oled sa valmis seda tegema praegu? Ka see imagoteraapia, vaata, et seal ka küsitakse, on ju, peegeldatakse, kuidas kellelgi läheb, eks ole. Et edasi jõudnud enam võib-olla ei pea nii palju tegema või et siis just peavad väga palju nagu imagoteraapiat tegema. Aga et just saada nagu see nagu connection tegelikult teisega, et kas me nagu teeme seda asja koos või et mina olen see vedur siin ja sina haagi mulle siis nii-öelda vaguniga siin väga sappa. Hästi sõnastatud, et just et ehk siis selle eesmärk on nagu see, et luua see ühenduseks, et luua see energia, et me teeme seda koos siin praegu. No mulle meeldib nii näiteks. See on väga hea ja see on väga oluline. Seda on nii lihtne üle jala lasta, vaata väga lihtne nagu, ma ise, kui mõtlen mingi mineviku situatsioonide peale, nii lihtne on nagu see, et justkui mõlemal on mingi ettekujutus, et teeme midagi ja siis üks justkui teeb midagi, teine justkui teeb midagi. Aga kui sa seda koos tegemise kohta ei ole, siis igaüks kumbki nagu kisubki nagu veidi erinevas suunas. Aga kui sa ja kumbki võib-olla nagu teeb väga head asja. Aga kui nad kisuvad erinevates suundades, siis see tegelikult tervikuna või nagu sellega kaheval tööle toimima ei lähe. Sealt ma usun on ka selline hea kahe oksa kasvamiskoht, kus nagu võrast tuleb siis 2 oksa, on ju, et me ei tee asju koos, on ju. Ja siis öeldakse, et me kasvasime lahku, on ju. Et meil oli, areng oli olemas ja kõik värk toimus, on ju, aga kasvasime lahku, on ju. Võib-olla pidimegi kasvama lahku, äkki on see koht ka hea koht, aga et sellepärast võikski nagu tšekata, kuuled, et kas nagu kasvame koos või et ma vean sind natuke või et võtta sina näiteks juhtroll, et kuidas meil see koht on, on ju. Ja lihtsalt olemise koht minu arust või sõnadeta olemise koht. Üks asi alguses on lihtsalt see, et lihtsalt vaadata üksteisele otsa, kas siis 3 sekundit kuni 3 minutit esialgu. Ja miks mitte nagu, et ongi, kes ei ole harjunud võib-olla seda tegema, siis võib-olla see esimesed 3 sekundit, 5 sekunditki on juba nagu see, et et juba jookseb ühe kokku. 5 sekundi kaupa tõsta. 5 sekundi kaupa näiteks tõsta. Ei võib, tuleb arvestada, et sellel on nagu sellised kõrvalnähtused on ka, on ju, mis kindlasti paljudel tekivad, on nagu üles kerkivad emotsioonid. Nagu meil seal podcastist on ka tulnud nagu tagasisidet, et kuule, tegime seda silmavaatamiskohta nagu ja saad aru ja ma hakkasin mõlemad nutma nagu. Lihtsalt nagu said mingisuguse koha kätte, mis nagu lihtsalt tuligi välja ja mõlemad lasid selle emotsiooni välja. Ja kui see emotsioon on kehas, on ju, siis ta on nagu mingisugune blokeering, on ju, et ta ei luba eluenergial voolatada, ei luba nagu elu tunda nagu täiel rinnal. Ja seda just, ka see nutt on just. Ta ei luba ka partnerit, ei luba ka tunda selgelt, kui see mingi emotsioon on siin partneriga seoses vahel, on ju mingi valu, mis nii-öelda partner on põhjustanud. Ja siis see koht ka, et kuidas ma nagu, et ma kas mehena või et naisena nagu siin, ma ei tea, purskan, ma ei tea, naerma või nutma või et vihastan siin, on ju, lasen oma emotsiooni siin välja nüüd siis sellise koha pealt, kus me pidime lihtsalt nagu otsa vaatama nagu. Kas see on nagu üldse nagu see koht või? Ehk siis klausel juurde, et luba, ehk siis selle eesmärk ongi nagu ühtlustuda ja siis mõttes nagu ka lubada seda, mis selle hetkel üles tahab tulla. Ja siis, kui kellelgi tuleb midagi üles, et siis kas siis lihtsalt nagu võtta see koht vastu ja lihtsalt vaadata nagu neutraalsest kohast. Võtta see koht vastu ja iseenda kohad ka võtta vastu. Ja võib-olla tekib seal dünaamika, keegi võib-olla, kellelgi tulevad mingid asjad üles seal energeetiliselt ja teine lihtsalt nagu vaatab ja hoiab ruumi. Ja võib-olla mehel hoopiski tulevad asjad üles ja tema see pingutusest nagu tulenev see mingisugune, ma ei tea, rassimisest ja sellest provide imisest tulenev nagu see mingi äng või selline, miks sa mind ei märka, et ma nagu sulle kogu aeg provide in asju, on ju. Või et see naisele, et miks sa mind ei tunneta, miks sa ei taju mind sügavamalt. Taju mind. Eks ole.
see teeb haavatavaks. Aga kust ma tean, et ma julgen? Ma ei teagi. Proovima vist. Ei pea tegelikult proovima isegi. Aga miks võiks? Võid proovida. Aga miks võiks? Miks võiks olla hea kogeda haavatavust? Ka nii, naistel tuleb see võib-olla lihtsamalt, nagu ma tahaks öelda, võib-olla kindlasti on ka naisi, kellele võib-olla ei tule lihtsamalt see, aga aga meestel on ühiskondlikus mõttes on meestel ikka rohkem nagu neid maske seal ette pandud või nagu ütleme, et ikkagi see mehed ei nuta ja ole nüüd õige mees ja nagu saa hakkama ja et ütleme, et ühisteaduses nagu justkui naistele see rohkem justkui lubatud, et see on nagu mingis mõttes eeldatud isegi, et see võiks olla osa neist, eks. Ja naistele pannakse teistpidi ootused peale, et kuule, et miks sul seda ei ole, et sul peaks olema ju tunded. Et need keeratakse teistpidi pekki. Hästi lahe on praegu tajuda, et kui seda nagu võtta hästi nagu verbaalsel nii-öelda ja sellisel intellekti tasandil seda nagu lahata, et siis on nagu mingisugune hoopis teine pilt tekib. Aga siis kui korra silmad kinni panna, nagu tajuda seda kohta, et miks võiks lasta endal olla haavatav, siis ma tajun sellist kohta, et see haav tuleb sellesse maski sisse. Ta lihtsalt nagu selline krõksti nagu, et sellele maskile nagu tuleb mingisugune pragu sisse, siuke, oi, kuule, nüüd sa näed mind läbi. Nüüd sa võid mind tajuda, ja kui ma iseendaga ei ole heas kontaktis, et siis sa näed seda sitta tegelikult, mis mul siin sees on, mida ma ei ole nagu isiklikus elus nagu korda teinud, et see on üks kiht näiteks. Teine kiht on, et ma ei julge endale ligi lasta kedagi, sellepärast, et ma võib-olla armun ära või et ma lasen omal nagu südamenergiasse kedagi niimoodi sisse, et mul tekib täielik lammerdumine. Et ka seda nagu ei luba. Et kui seda nagu lihtsalt silmad kinni panna, tajuda nagu sellisel kehalisel tasandil seda, et seal nagu tuleb päris huvitavaid kohti. Miks seda võiks siiski lubada? Mina võtaks selle siukse, kui verbaalselt nagu tuua kokku, et kui kaks inimest on haavatavad, siis jah, just nagu Sven ütles, sinna maski sisse tekib nagu haav, mõra, nüüd nagu mina saan näha päris sind ja sina saad näha päris mind, eks ju. Ja see loob võimaluse päris ühenduseks. Et vastasel juhul on nagu minu maskide kogum, suhtleb sinu maskide kogumiga ja ei tekigi nagu võimalust selliseks päris nagu sügavaks inimühenduseks. Ja tihti on ju, kui inimesed hakkavad näiteks mees-naine hakkavad deitima, ehitavad oma suhte üles sellele maskide kogum, minu maskide kogum, sinu maskide kogum. Ja siis nad on nüüd 2 aastat koos olnud, armumine saab läbi ja siis hakkab sealt niikuinii see päris olemus hakkab läbi imitsema. Ja siis on nagu seda tööd kõvasti rohkem, kui et kohe alguses hakata inimestega ja oma partneriga looma ühendust selle haavatava koha pealt, kus saab nagu tõde pinnale kerkida. Mis siis, kui ma nüüd olen juba olnud partneriga koos aastaid ja see maskide kiht seal ongi lõputu? Siis see on valus avanemine, aga vajalik. Miks vajalik? Vajalik, kui tegelikult ei ole vajalik, aga kui eesmärk on tulla nagu sellisesse päris sügavasse ühendusse ja lähedusse tagasi, kui see on nagu kaduma läinud ajas, siis see on vajalik. Kus ma tean, et see võimalik on? Tundub ju nagu see on nagu nii kaugel, sest et see maskide kogumik on nagu seal peal nagu nii suur, ma ei näe sinna selle maskide kogumiku taha isegi enam, ma ei näe seda päris. Miks ma peaksin arvama, et see üldse seal olemas veel on? Mis siis, kui ei olegi, mis siis, kui teeme kogu selle töö ära, võtame kõik need maskid maha ja siis tuleb välja, et seal seda päris, kui ühendust enam ei olegi. Yes. See on täiega success, saab sõbralikult laiali minna. Yes. Aga siin on ka vaata, siin on ka erinevad kihid, et kui palju nagu intellektiga annab siis seda inimkogemust nagu siis haarata siin. Ja kui palju annab seda ette determineerida. Tegelikult läbi teha ikka. Ehk siis, et kuidas ma, üks asi muidugi, kuidas ma oma reaalsust loon, oma siis intellektiga ja oma mõtteviiside ja harjumustega, aga teine asi on jätta ka seda elusust sisse ja lubada ka sellistes kohtadest nagu läbi minna, kus sa ei teagi.
sa ei tea, see on noh, et see on nagu etteaimamatu. Et kui sa oled piisavalt heas kohas minu arust, siis on nagu nii lahe nagu proovida mingeid asju sihuke, ma ei tea tõesti, kuule, aga teeme selle podcast'i, paneme mingi, ma ei tea, paneme seksijumalate jutud nagu sihuke. Ma ei tea, see ei ole mõistlik üldse, see ei ole nagu intellekti tasandil, see ei ole tegelikult mõistlik tegevus. Aga noh, et see nagu see tunnetus, mis tuleb sihuke, kuule, aga elusus tekib sisse. Midagi hakkab liikuma, vaata kehasse ka, kuule, nice. Intellektiga mingisugune, ma ei tea, mingi võrrand käibel, vaata mingisugune selline nagu Excelis ja mingid asjad seal, mingi Wordi dokument kuskil, mingid asjad käivad, arvutab välja tulemid seal. Nagu tuleb mingisugune punane märk tuleb seal, kuule, ei ole mõistlik, aga aga keha ütleb, kuule, aga päris hea koht tegelikult. Seda võiks proovida, okei, tšekkame üle. No minu puhul näiteks, mis ma siis teen, vaatan, see ütleb ei, tunnetus ütleb jaa, okei, mis siis saab, kui läheb nagu kõik täitsa pekki? Nagu ei ole plaan B, C, D, E, F, G, saad aru, G plaan üldse nagu täiesti pekkis nagu. Meil nagu täielik fail tuli, okei, tajun selle koha läbi. Okei, mis siis saab, okei, kõik läheb pekki nagu. Kuule, aga ma jään ellu ja tegelikult nagu tasub proovimist. Et lihtsalt nagu tšekata see koht läbi korra, et kas ma jään nagu ellu ja enam-vähem terveks, on ju. Igal tasandil siis nagu emotsionaalsel, vaimsel, füüsilisel. Et kui see koht tuleb läbi, et kuule, et see koht nagu tasub proovimist, et siis samamoodi ka suhetes minu arust. Et miks ma ei pruugi siis kogeda võib-olla sügavat ühendust oma paarilisega. Et kui nagu haavatavasse kohta ma olen ennast lubanud üldse. Kui nagu palju ma olen oma paarilist usaldanud. Kui palju ma talle olen andnud nii-öelda oma võtmeid tema kätte, kus ta saab mind keerata nagu mis iganes kujul on ju. Oma võtmed, laienda seda kohta korraks. No laiendan, igasuguseid jah, mingid saladusi, mingid ma ei tea, mis iganes oma ma ei tea, korterivõtit, mingisugused hirmukohti jaganud, et ta saaks seda tegelikult kasutada nagu minu vastu ka, kui tal on nagu võimalus on ju, et kui suur ühendus see on. Aga ma arvan ka, et seal ei käi see nagu lihtsalt, et näe, siin on mu kõik võtmed on ju, vaid et see on ka see on lahti rulluv nagu protsess on ju, et näed, see ma nagu jagan sulle mingisugust haavatavat kohta, et vaatame, kuidas meil see asi läheb, et läbi haavatavuse ma arvan jah, et läbi nende egomaskide me jõuamegi sellisesse toredasse ehedasse kohta, mille ehedate kohtade vahel saab tekkida nagu sügav see armastuse tunne tegelikult, mida me nagu otsime, ma arvan, oma hinges ja oma südames. Ennem üks sõna, mida te kasutasite mõlemad siin kirjeldamiseks oli see, et tunned ennast hästi elusana. Et eks siis nagu, siis ongi, võikski öelda, et siis on see elus elusana. See on nagu lapsena, eks ju, et ideed on hästi lennukad ja kõik tundub põnev ja elu on täis avastamist ja üllatusi ja mingi asi on nagu äge ja siis lähed teed, mängid, on ju, ehitad, ma ei tea, mis iganes, on ju. Et minu meelest nagu tegelikult see sama koht saab püsida terve elu. Me lihtsalt kaotame selle ära, on ju. Et minu jaoks see elusus nagu ongi see, et ma tulen tagasi kontakti selle kohaga, et mida ma teha tahan, mis äge oleks, mis nagu vahet pole, kuidas see läheb, on ju. Kui see tegevus mind siin hetkes nagu rõõmustab, on ju, pakub mulle mitmel tasandil, siis peaks seda tegema. Mitte mõtlema, et aga kuidas ma nüüd, ma ei ole veel valmis või ma veel äkki ei tohi või pole veel äkki see, et nii-öelda, et ei tohiks ennast sinna rolli veel seada, et nagu, aga miks, ma ei tee seda tegelikult teiste jaoks, lõppkokkuvõttes teen enda jaoks, elan seda elu lõppkokkuvõttes enda jaoks. Täitsa pekkis ikka, enda jaoks elame seda elu. Mis mõttes? Nii hea maa peal rääkida, siis tuleb nagu endale taipamisi. Ma lihtsalt nagu laen alla praegu, sest mul tuleb nagu ka nii palju seoseid nagu praegu enda jaoks. Nii äge. Aitäh teile. Aitäh sulle. Teeme vahepeal sellise lihtsama maisema liigutuse.
et lasta kõigil seda kõike natuke seedida, mis siit juba on läbi jooksnud, et meil on selline tore nagu sponsor, kes toetab meie seda podcast'i, nimi on siis Million Mindset ja siis neil on sellised ägedad raamatud, annavad välja igast erinevaid selliseid vägevaid raamatuid, et siin on siis siin on 4 tükki. Siin on nagu siis valik, et saate valida endale siit kumbki ühe endale kingituseks kaasa. Paned siin teie poole, et korraks tajuga, et mis on see, mis kõnetab. Et siis saab isegi küsiks, ma küsin nüüd teiste käest ka, et korraks raamat lahti teha ja siis vaadata, mis koht seal või kas seal tuleb mingisugune äge sõnum kohe, et see on hea juhatus. Mulle ikkagi meeldib aeg-ajalt vaadata seda, ka neid raamatuid võttagi mingisuguse koha pealt lahti ja nii nagu tarokaarte võetakse, et lihtsalt võtan oma selle raamatu riiulilt mingisuguse raamatu ja teen lahti mingi koha pealt. Nüüd ei olegi kaua aega teinud seda. Aga Maxwelli mõtteterad igaks päevaks. Mul jäi kuidagi silma. Enese täiendamine. Elame ühiskonnas, millel on lõppsihi kohta haiglane kinnisidee. Paraku tahavad paljud inimesed teha ainult piisavalt selleks, et mäele jõuda ning siis kohe pensionile jääda. Ma arvan. No vot, see oligi see minu koht. Millal sina siis pensionile jääd? Ma olen 23 aastat ettevõtja olnud ja siis ma nagu mõtlesin, et ma tasapisi kuidagi taandan ennast natukene sellisest nagu igapäevasest nagu sellist töö nagu teemast, et pigem nagu võtan hästi sellised spurdid mingi päeva 2 ja teen mingid asjad niimoodi ära. Et ei ole see mingisugune selline kohviku koht, et lähen töö juurde, mingi kohvi ja siis räägin juttu midagi selle. Et sellist kohta, see koht sai läbi nagu tegelikult ja, et see enam ei meeldinud. Ja praegu tajungi, et mingis mõttes nagu olengi ennast natuke nagu pensionile seadnud. Ehk siis töömaailma mõttes oled ennast nagu pensionile seadnud veidi. Jah. Taandanud ära ennast sealt natuke ja, aga ikkagi seal sees. Aga mõttemaailma suhtes, ehk siis kui mõttemaailma arengu suhtes, millal sa seal pensionile lähed? Ei ole saanud veel sinna kohta. Kus seal ei ole veel seda tunnet, et oleksid valmis? Nagu mõtted ära viskama või? Et see enesearengu ja nagu selline enesetäiendus, enese sügavamalt, kõrgemalt, laiemalt avastamine. Mulle tundub, et ma vahetan seda silti seal, et see nagu see eluvoog jääb alles, aga see silt muutub, see ei ole enam nagu enese täiendamine ja enese areng, milles on nagu selline arengus on selline energia kuidagi sees, et see enese areng on siuke, kuule sa arened kogu aeg, sa oled kogu aeg nagu mitte piisav, et arene vänt, mida sa vahid siin on. Aga et see silt nagu selle ära vahetada kuidagi, et elu nagu kastvas voos või et elu kuidagi sellises nagu kasv, kuidagi, mis nagu kannab ja viib edasi. Et ka võib-olla mingisugune lõdvestumise koht selle, võtta vastu sellesse arengusse. Mis sa leidsid, Martin? Siuke raamat nagu Find Your Why ehk leia oma miks. Simon Sinek ja oma miksi teadmine ei tähenda seda, et meil oleks sellest ka mõnus rääkida. Tegelikult on suurem osa meist kogu elu rääkinud sellest, mida ta teeb, nii nagu meil on õpetatud. See on meile mugavaks tehtud, seetõttu võib oma eesmärgist, ajendist ja veendumustest rääkimine olla sulle tõeliseks proovikiviks. Kuid sa pole ainuke. Minu meelest läheb väga hästi nagu kokku sellega, et kui võtame need meeste ringid või selle seksi jumalat jutud podcasti, et
et defineerida ennast, et mida me teeme, siis võib-olla poleks nagu alustanudki seda tegelikult, aga see miks seal taga minu jaoks nagu on just see, miks võib-olla neid asju teen. Kuidas sa praegu seda miksi sõnastaksid või ütleme siin ja praegu, kuidas sa seda tajud või? No ma tunnen, et ma teen seda enda jaoks, ma teen seda selleks, et ise kasvada, ise saada paremaks, vabamaks, ausamaks inimeseks. See on suht isekas siis ikkagi. Väga isekas, jah. Võiks isegi siia lisada, et minu meditatsioonid on andnud sellise vastuse, et ei ole muud armastust kui enesearmastus. Aga see on ikkagi ka väga isekas. Jube isekas on. Aga kuidas see siis muu maailmaga peaks nüüd kokku siduma ja mis te siin teisi mehi siis üldse kutsute, kui kõik see keskel on seal enesearmastusega? Ise enda armastust ainult kutsume teisi kokku. Kuidas need kaks käivad kokku? Kuidas käib kokku see teiste jaoks nagu panustamine, teiste jaoks olemas olemine ja siis selle sees siis see enesearmastus, et nad nagu siin paar korda tagasi Margus Vaheriga nagu rääkisime ka nagu elu paradoksidest ja just see üks asi on see isekus versus nagu teiste jaoks panustamine ja kuidagi, et kuidas, et see on ka tundub ka olema, et see on üks elu paradoksidest on ju, et kuidas sina oled nagu seda kogenud, sina või sina mõlemad? Mina tajun näiteks sellist asja, et kui ma olen sellises paradigmas, et ressursid on piiratud, mis tegelikult ongi, eks ole, piiratud, et see klaas vett saab tühjaks lihtsalt on ju, siis kui sa selle ära jood, siis mulle ei jagu on ju. Aga et kui vaadata nagu natuke laiemalt, et seal nagu köögis on kraan näiteks on ju, ja et sealt saab juurde on ju, et sellest ei ole midagi. Et kui nagu vaadata, et selline suhestumine välismaailmaga siis nagu win-lose on ju. Et kas kui mina võidan, siis teine kaotab on ju. Või et vastupidi, siis kui teine võidab, siis mina kaotan on ju. Et kui sellest nagu kõrgemale tõusta, et nagu mõelda kogu aeg win-win ja otsida neid win-win kohta on ju, et kus on see ühisosa, kus me saame asju teha või et siis suhestuda, et meil nagu mõlemal oleks win. Et see nagu see paradigma nagu muutus tegelikult, et siis tekib täiesti uusi kohti. Et kui juba sealt on nagu selle win-winile tõustud, et siis saab nagu veel edasi minna, sealt juba koostööle minna, mis siis ei ole enam nii-öelda partneril naha üle kõrvade tõmbamine või et siis nagu alatult ära kasutamine, vaid et seal me nagu jälgime kogu aeg seda, et mina olen võidus, sina oled võidus ja siis vahepeal on check-in, kuule, kuidas sul on? Okei, siis sa sätid natuke, võib-olla ütled, et okei, kuule, mulle meeldiks nii teha, on ju, ma vaatan, kas see koht nagu sätib või säti, eks ole. Okei, teinekord laiendan ennast sinna, eks ole, sinna sinu nii-öelda sellisesse võitmis või nii-öelda heaolu positsiooni, teinekord vastupidi, aga et ei kaota ennast ära, nii et siis ikkagi hingame nagu selles win-win'i kohas on ju. Eks siis reaalselt võtad aega selle jaoks, et üldse tajuda seda on ju, et eks ma saan aru, et üks asi on, et võid korraks nagu mõelda, et see tundub hea mõte, et võiks olla win-win on ju. Aga ma saan aru, et see on ka midagi sellist, mida tegelikult on ju vaja pidevalt. Ma ei välistaks ühte meetodit teisest jälle, et ma saan aru küll sulle sellest kohast, sellepärast, et okei, selle raamatu ma lugesin läbi, aga vot see raamat. Okei, selle võib ära panna nüüd. Et siin tegelikult nagu igas kohas on oma tõde sees on ju, et neid jälle nagu recycle'ida neid kohti on ju. Et selles sa oled, tundub, et selles sa oled nagu päris hea, et recycle'ida erinevaid tööriistu. Ja õpetusi ja ütlusi ja võib-olla ka inimesi jah, et saada uuesti kokku näiteks oma kas siis ekspartneritega ja lihtsalt nagu tšekata, et kuidas nagu läheb ja kas on nagu midagi õppida vaata temalt ja küsida ka, et kuule, kuidas sul läheb, et mitte, et ma ei tule siin mingisugust muust võtmest, vaid et ma tahaks jagada, mida ma olen nagu vahepeal nagu kogenud on ju ja siis, et kas sul on ka et me võiks nagu jagada vaat seda kohta on ju. Mitte, et me läheks uuesti, ma ei tea, kuidagi hakkaks seal mingisugust kohta tekitama jälle, vaid et ka päris huvitav on ju. Eksidega nagu on, ma usun, et seal on päris hea ressurss veidus, kes tunneb, et elu on igav, siis nagu hallo, tšau, kuule saaks kokku lihtsalt. Vaata, kui hakkab süda vekslema, tähendab, et siis on mingi uus koht on ju. Et siis hakkab mingi energia jooksma ja tunne ja siis oli ka jah, selline huvitav koht oli jah, ka avardamise koht jah. Okay.
kus sul? Mis see küsimus oli? Hea sõnastus, vaata, mida on selle sõnastuse, tuletan selle sõnastusega, ma kadusin siin. No ma voolan laiali siin vahepeal. Ma lahustan ära kõik. Sa oled väga hea lahusta. Puhasape. Tundub, et see koht vist pidi praegu ära lahustama. Väga hea, aga lasta siis lahustus. Olgu, mis on veel teil mingi taju, mis võtame siin väiksed otsad kokku, et mis tundub veel olla selline viimane hea mõte, et kui me räägime siin meestest, meestele mehelikkusest, nagu sellist oma teest, oma tee leidmisest, oma tões elamisest, enda leidmisest, kuidas olla parem mina. Mis on veel mingi selline viimane sõnum, et täiega imetlen nagu teiega seda koostööd, et siis see koostöö koha pealt on ka nagu äge, et just, et kuidas see vastastikune panna omavahel, et tulete nagu sellises kohas, kus algul üldse isegi justkui ei klappinud ja siis järgmisel hetkel, et kuule, paneme kokku ja teeme nagu siin mingi asja koos, kus paneme mõlemad, põhimõtteliselt nagu igaveseks on teil üksteise nimed üksteise külge ära seotud, on ju. Noh, sellepärast, et tundus nagu hea mõte. aga noh, nüüd on it's up there ja nüüd nii on ju. Et jah, et kas selle kõige läbi hakseldamise tulemusena, et mis, kui sa praegu korra võtad hetke ja korraks tajud, et mis on veel see miski, mis sa tahaksid meie kuulajatele öelda? Jube laiali valgus minu jaoks praegu. Et kuidagi vaikus tuleb esimese asjana selle kõige peale. No et ongi minu jaoks, mul tuleb, no võt see sama koht tegelikult, mida ma siin ise nagu katsetan, et kui ma olen hästi palju sellises intellektis ja verbaalis on ju, et siis ma tegelikult sellesse ajuraali nagu kaon ära üldse, et see aju raalib nii hästi ja siis ma lähengi selle ajuraali nagu sellesse mängu sisse ja sinna nendesse konstruktsioonidesse ja järeldustesse ja lahtritesse aga et kehasse tulek minust on päris hea koht ikkagi, et praegusel hetkel ma ka siin olen jälle sellises kohas, kuidas siis jälle tulla kehasse ja kuidas oma kehaga saada ühendus ja tähelepanu hoides oma kehas lõdvestuda, noh nagu meil seal podcastis ka HHLL, eks ole, lasen ta natuke liikumisse ka veel, natuke hingan sujuvalt ja sügavalt ja lihtsalt nagu kehastun siis sellest ajust siia kehasse ja tajun ka, mida mu keha soovib ja kuidagi intuitsioon on siin kehas ka täitsa olemas, et pea intuitsioonina ühendust saada, kui intellekt on väga nagu intensiivne, siis minul on raske näiteks, et siis ma pean tulema korra kehasse, nagu võtma aja maha, noh, meditatsioon ei pea olema lihtsalt istumine, aga vaid ka mingi joogat teha, jooksta näiteks, noh, paljudel on ka see kohta, on ju, et tulla oma kehasse, saada intuitsiooni ja sellise nagu tõelise iseenda olemusega nagu ühendust ja siis tuua see siia ülesse kuidagi siia protsessorisse, on ju. Siis see protsessor saab uue sisendi, on ju, selline koht hoopis, ei no mul on, okei, no selge, aga noh, see aju on nagu minu meister on ju, see, kes kuulab nagu minu sellist käsklusi ikkagi on ju, et ta annab talle sisendi on ju, siis ta nagu loob selle koha, nii et iseendasse tulek, iseendasse vaatamise kohad, iseendale aja võtmine, iseenda soovide kuulamine nagu tegelikult ka nagu võtangi see 5 minutit istungi nagu tajun, hiljem saan kiiremini selle kätte, aga kui ei ole kaua aega tajunud, siis ma pean 5 minutit istuma, mõtlen, huvitav, kas ma lähen sinna nagu, eile oli mingi Halloweeni pidu oli mingisuguse ei olnud urgas, aga nagu kuskil keldris, väga lahe pidu oli. Aga nagu ka tajun seda kohta, ma ei tea, ei ole seda kohta, ei ole ja siis mingisugused kohad järsku tulevad, kuule, et okei, tegelikult on see koht olemas. Ja siis vastavalt sellele kohale ka nagu käitun, et aju minust on ka sellise mustri ja alaloiu kuidagi tööriist ka, et proovib nagu hoida selliseid kohti nii-öelda teadlikud, ette determineerida on ju kõiki asju, et ei juhtuks midagi ootamatut ega üllatust. Sellepärast, et ma tean,
ma tean, et ei juhtu, on ju. aga noh, korra selleks lahti lasta vaata ja siis nagu tekibki üllatus. ja siis, kui sisestada või kuidagi küsida või et siis öelda, et ma olen täitsa rahul nagu heade üllatustega ka. et kas saaks nagu häid üllatusi, et siis saab kuidagi sellise elususe tunde jälle, et see elususe tunne läbi lihtsalt endale omaette aja võtmise oleks see. Läbi keha sõnum. Siis jah. Ja läbi keha jah, praegu on. Just, et nagu väga hea, et just ongi, et nagu kõlab täpselt hästi siia selle podcast'i lõppu, et kes on ka praegu ka kuulanud seda podcast'i ja nagu selle mõtetega kõigi kaasa tulnud, et see võib ka tunda nagu või kerget sellist üleküllastumise momenti. Et siis lihtsalt lõdvestuda ja lasta see korraks oma kehast nagu läbi ja lahti lasta. Ja kes on meil jah, seal Patreonil ja Familias ka, et need saavad kohe tulla sinna järgi kuulata Sveni meditatsiooni me seal ka. Aga Martin, kas sul on ka vaikus? Vaikus on ka iseenesest väga ilus, nii et. Mul on jah nagu selline koht, et kuidagi selline rahu ja vaikus on sees ja samal ajal see mõtteaparaat töötab hästi. Aga vaja on nagu hästi konkreetset küsimust või sisendit, et siis tuleb nagu kuidagi paremini info välja, et siuke see eelmine küsimus sai nii mitu aspekti lihtsalt, et siis nagu kuidagi esimese hooga oli lihtsalt vaikus. Ja kes ei ole veel tantralaagrites käinud või et kursustel, et nüüd on see võimalus olemas, hingame kõik sisse sügavalt. Ja häälega välja. Ja see ongi peamine kandev joon kõikidele tantrakursustel, et lihtsalt lõdvestuda. Just huvitav, ma ise ka praegu vaatan, et täiega lasen erinevaid võimalikkuseid nagu peast läbi, et mis see konkreetne küsimus võiks olla ja siis mulle nagu tundub, et ka praegu see küsimus nagu suuliselt ei formuleerugi. Mul on ka siuke tunne, et kuidagi energeetiliselt tegelikult see sõnum nagu tulebki läbi siit praegu. Tegelikult sõnum tuleb läbi, jah. Et just see nagu ikkagi see kohalolu ja vaikus jah, et rohkem võtta seda märkamise hetke, et mul on tegelikult keha. Ja kuidas see keha ennast tunneb, ja kas siin on mingid pinged, kas ma tunnen end hästi, kas ma luban endal tunda tegelikult igas hetkes nii, nagu ma tunnen. Või mul on kogu aeg mingi everything is good, yeah, või ma nagu, kui on nagu teine koht, siis lubangi endal olla, eks ju, see nagu parasjagu olen, et see on mu enda tegelikult, ma nüüd näen, et üks suurimaid väljakutseid tegelikult ongi olnud see, et kuidas aina rohkem ka inimestega, keda ma ei tunne, lihtsalt lubada endal olla täpselt nii, nagu ma olen. Et ma ei pea etendama mingisugust midagi, võin lihtsalt olla. Aitäh teile mehed, aitäh tulemast, aitäh Sven, aitäh Martin. Täiega väga vestlus. Edu oma podcastiga ja edu meeste ringidega. Ja siis juba peatselt mingite uute kohtumisteni, uutes ruumides. Aitäh, et kutsusid ka Edu.